tere sõbrad, ma tervitan teid Iirimaalt, kus mina käisin praegu just rahvuslikus härjapõllaste muuseumis. Jah, selline on olemas siinsamas Dublinis ja see ei ole mitte ainult tavaline muuseum, vaid see on selline muuseum, kus sulle räägitakse lugusid ja legende. Ma räägin teile ühe loo härjapõllastest, sellepärast et kui mina olin alles väike laps, siis oli mul väga suur unistus. Ma unistasin sellest, et ma näeks ka kunagi seda härjapõllast, aga juhtus nii, et ma ei näinud aga kordagi ühtegi, aga Tom nägi. Jah, mina ei näinud, Tom aga nägi. Tom Fitzpatrick, kes elanud siinsamas lähedal ühes teises külas. Ja temaga juhtus aga selline lugu, et ükskord pani ta ennast valmis, et minna külapeole ja ta pani kõige ilusamaid ja värskemaid riideid selga ja tema saapad olid nii hästi viksitud, et tema nägi iseenda nägu nende saabaste peegelduses ja siis ta asuski teele. Tema tee oli pikk, ta pidi teisse külla minema ja kõndis seal põldude vahel ja siis kuulis aga väga imelikku häält. Ta kuulis sellist häält, koppade kopp, 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 koppade kopp, 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 koppade kopp, 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 koppade kopp, kopp, kopp. Ja Tom kuulis, et see hääl tuli põõsaste vahelt. Ettevaatlikult piilus Tom aga sinna ja nägi väikest pisikest meest, kellel oli pruun kuub seljas ja paks punane habe ja see väike pisikene mehike oli kingsepp. Käes oli tal üks vasak saabas, mida see väike mees parandas. Koppade kopp, 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 oma väikse haamriga, koppade kopp, 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 muudkui aega koppade kopp, kopp, kopp. Ja Tom Fitzpatrick sai kõigest aru, et see on härjapõllane ja härjapõllane teab, kus on tema aarded peidetud. Nüüd on hästi palju aardeid, kulda ka ja Tom saab seda endale. Nii et Tom ootas ja siis, kui oli õige hetk, siis Tom haaras mehekese ja vaatas ainult seda härjapõllast, sest siis, kui sa vaatad kas või korraks eemale, kaob see härjapõllane hetkega aga ära. Aga Tom vaatas ainult seda härjapõllast ja küsis, räägi nüüd, kus aarded on? Ja härjapõllane juhatas Tommi otse suurele põllule, kus kasvasid värsked, ilusad karikakrad. Ja siis, kui nad olid umbes põllu keskel, siis ütles härjapõllane, selles sama lille all ongi minu aarded peidetud. Ja siis mõtles Tom, et tal ei ole labidat kaasas. No kuidas sa hakkad kaevama, kui sul ei ole labidat kaasas? Ta mõtles ja vaatas ikkagi ainult seda härjapõllast ja siis ettevaatlikult võttis ühe käega taskust ühe punase niidi välja ja sidus selle niidi karikakra ümber kinni. Ütles talle, et vaata ette, et sa ei puutuks ei seda niiti ega karikakart. Härjapõllane ütles ausõna, härjapõllase ausõna. Ja Tom vaatas eemale ja hetkega oli härjapõllane kadunud. Tommi peopesadele oli jäänud vaid kuldne tolm. Ja siis jooksis Tom koju nii kiiresti, nagu ta suutis. Ja kui ta jõudis koju, siis ta haaras labida ja jooksis tagasi põllu peale. Aga ta nägi nüüd, et iga karikakra ümber oli seotud väike punane niidike. Niiviisi see lugu ka lõpeb. Aga võib-olla ka teie näete kunagi härjapõllast. Võib-olla isegi tellite neilt kingi, miks mitte, aga siis pidage meeles, et üks härjapõllane teeb kas ainult paremaid või ainult vasakuid jalatseid. Ja nii, et kui sul on vaja tervet paari, siis sa pead 2 härjapõllase juurde minema ja siis saad endale uue saabaste paari. Aga need saapad või kingad võivad olla nii tillukesed, sest need on ju härjapõllaste ja haljate jaoks. Ja miks need haljad vajavad nii palju saapaid ja kingi? Sellepärast, et neile meeldib tantsida. Nad tantsivad öösiti metsas. Siis, kui nad tantsivad nii palju, siis nende saapad ja jalatsid muutuvad sellest suurest ja vahvast tantsimisest tolmuks.
aga see lugu, mida mina just teile rääkisin, nüüd, kui see lugu on räägitud, muutub see hald ja tolmuks ja haihtub õhku. Ja mul on veel palju toredaid lugusid, mida sulle veel rääkida, aga võib-olla hoopiski see ongi härja Põllaste kuld. Et see on see päris kuld ja need vanad lood ja legendid ja müüdid ongi päris aarde